see ketas karp kannatama, vaatan. No nii, jõudsin Keernus kuskile kaugemale ka, jõudsime Järve-Rajale ja tulime siia ja vaatame, mingi kast on siin või karp. Ja vaatame, mis siin on siis. Mis meile head jäeti siia. Üks rätik, mis on kindlalt parim rätik, mis ma kunagi üldse ostnud olen. Autopoleer lapp, et teeb väga hästi ketted kuivaks. Ja siis Royal Box. Nii, mis meil siin leidub siis? Esimesena peak butter, mis on siis pure, aga kerge siis mikrobiidiga. Et pidi tegema kohe kette natukene stabiilsemaks ja ootaks huviga siis, mis see kujutab ennast. See on siis grandplastikust, ehk siis viskamiseks pigem. Siis järgmisena prototype sweep. Pidi olema siis niuke kiirus 9 ketas, pigem algaja sõbralik, tugeval mängijale niuke turnover või üleminev ja vaata, mis see kujutab ennast. Siis Royal Drive pidi olema niuke kergemas kaalus 165–169, mul on 170, nii et juba niuke natukene beefim võib-olla. Drive'i fänn ise väga ei ole, see ka suht libe ketas, et ma pigem esmamulje on see, et ma pigem seda viskama ei hakka. Nii et vaatame, kuidas sellega täna läheb. Siis Royal Brave, see on mul kotis. Siin nad üritasid siis teha niukest uut disaini, kerge teistsugune swirl on peal, kui sa võrdad sellega. Siis tavaliselt on pigem olnud niuke, siit niuke mingi kujuke, nüüd on niuke natukene teistsugune. Et seda ma viskan, see kulub ära. Ja viimasena siis Sense plastikust Peak, mis on siis, nagu ma ütlesin, piidiga pure põhimõtteliselt üritasid teha ja peaks siis olema stabiilsem. 2 ketast on valged, nii et ma ei tea, kuidas need siin lume peal näha jäävad, aga saame hakkama. Teeme mõned prooviviskad ja siis läheme rajale ja anname neile õige testi. Nii et talve filmimise rõõmud, näpud on juba jääs, aga proovime kuidagi hakkama saada. Läheme siis esimesena selle Grand Peagiga ja vaatame esimene ise, kuidas see lendab. Okei. Ma valgeid ketted ei julge esimesena ära vestama, ma viskan need viimasena, siis mäletan, kus see on. Nii, Brave järgmisena. Ilusti pikalt paremale ja lõpus tuli veits tagasi. Siis Sweep on võrreldes Brave'iga. Ise ei olnud kindlasti see, aga no suht sama lennuga ma ütleks. Oi, see kukkus varra käest ära. Sense Peak. Pures kindlasti üle stabiilsem. 5. Challenge, millele üks tuline fänn on inspiratsiooni on siis selline. Meil on 5 ketast. Igal paar 3 rajal viskan need kõik 5 ketast ära ja vaatame, mitu ketast saame ringi. Ja siis mis ketast siis nii-öelda kõige rohkem paar 3 rajal saab ringi. Siin järvel niisugused päris trikid rajad on. Nende ketaste jaoks ma ütleks. Aga vaatame, kus me jõuame ja kui palju me tehtud jõuame, sellepärast, et mul siin ühe selle valge ketta peal otsimiseks läks juba päris kaua aega, nii et kui me siia raja peale läheme, siis võib asi veel hullemaks minna. Nii et vaatame, kas mul jääb kettad alles ja kui palju me siis ringi saame. Nii, esimene paar 3 on meil siis teine rada, 88 meetrit ja liigub sinna paremana, nii et oleks vaja niisugust lahjemat ketast. Aga saame sellega hakkama siis. Tõmbas kohe kangeks ära juba. Nii. Ma muidugi ei proovinud nendega, aga peab töötama.
see vist on ringis. Eile olin siin paarikas, kus me Janelliga võitsime. Viskasin ka Breivi ja saime pirku, nii et vaatame, kas see Breivi ka töötab. Tuleb. Puukikk ja vist jõudes ikkagi. Viimasena raiv, millega ma arvan, et on kõige keerulisem korjalla saada. Backdoor skip. Kuule, oba, mis skip sealt tuli. Ma olen nüüd üle keskmise suur laskesuustusest fänn ja seal nagu öeldakse suht tihti, et 5-5. See on niisugune rada, kus tahaks ka näha 5-5. Et kõigile kedast tuleb üldse sobida. Tuleb välja ka sõltud. Võib-olla isegi. Sadase 7 meetrit piikidega läheb väis keeruliseks, aga anname nüüd parima. Sweepil on praegu päris hästi, vaatame, kas see õhkub. Ja jätkub seeria. Okei, kus tuli mingi räänast kipp, aga vist pigem ikka jõudes. Nüüd raividega on juba keeruline igal rajal kohale jõuda, aga vaatame, kuidas siin läheb. Par 3-79 meetrit saarekas. Eile tõmbasin normi gripblocki ja Jonel pidi ära tassima, aga vaatame, kuidas täna läheb siis. Järgmisena on muidugi jälle lükkerada, kus 5-5 on väga keeruline. Aga nagu ma ühe korra ütlesin juba, kui ühes läheks, oleks juba päris hästi.
Kõige ratsam võtta. Viis trahvi ringi. Avastasin, et heliga on midagi lappes ja aeg hakkab juba otsama, siis viimane rada. Viimane võimalus võtta 5-5. Muidugi, mis on väga vähe tõenäoline, sellepärast, et eeskäijoonud siin väga ei ole ja tagantkäega driveriga. No bueno. Mulle tundub, et eeskäega on loogiliselt vasakult poolt midagi. Ja proovib niisuguse haiseriga minna. Äkki jäi lühkiks. See läheb meil sisse. Okei, siis ei lähe endaga korvi all. Nii, tehnilised viperused aga ei ole hullu, saime mängitud, saime mingi aimduse kätestus kätte. Täna väga ei kerinud, aga see käib asja juurde. Mõni päev kerib, mõni päev ei keri, aga ei ole hullu. See Royal Grand Drive läheb siis teie vahel loosi, kes on subscriber juba. Väga tubli, pane kommentaariumisse, et olen subscriber ja osaled loosis. Kui sa ei ole veel subscriber, siis mis sa veel ootad, vajuta nuppu, subscribe ja pane kommentaariumisse, olen uus subscriber. Nii et kõikide vahel järgmises videos loosime siis võitja välja, vaadake videot ka ja järgmise korrani.